Detsembris 1990. aastal, kui Tallinna linnavalitsuse arhiivitöötajad hakkasid sorteerima dokumente enne uue võimu ametisse astumist, leidsid nad midagi, mida ei oleks pidanud kunagi olema. 3 paksu kausta, märgistatud ainult numbriga 402, ilma ametliku registreerimiseta, ilma allkirjadeta. Sees olid käsikirjalised märkmed linnapea Hardo Aasmäe omakäeliste arvutustega, kui palju päevi suudab linn vastu pidada ilma kütteta, kui palju tunde jätkub elektrit, kui palju inimesi võib surra, kui toiduvarude tarneahel katkeb veel 1 nädalaks. Need ei olnud abstraktsed numbrid, need olid ellujäämisplaanid, kirjutatud mehe poolt, kes teadis, et tema otsused võivad tähendada tuhandete inimeste elu või surma. Kuid kõige šokeerivam oli viimane lehekülg, nimekiri 13 inimesest, keda Aasmäe nimetas varjatud mängijateks, inimesed, kes tema sõnul kontrollivad linna tegelikult varjust. Kes olid need inimesed? Miks see dokument peitus arhiivis ilma registreerimata? Ja miks kadusid need kaustad jäljetult 2 päeva pärast nende leidmist? Hardo Aasmäe oli mees, keda Tallinn ei valinud, vaid kellele saatus määras ühe võimatuma missiooni Eesti ajaloos. Kui ta 1990. aasta kevadel asus linnapea ametisse, ei olnud tal mingit poliitilist kogemust, mingit võimuaparaadi tuge, mingit selget plaani. Tal oli ainult geograafi haridus, entsüklopeediline mälu ja üks kohutav teadmine: linn, mida ta pidi juhtima, oli suremas. Mitte metafooriliselt, vaid täiesti konkreetselt. Toiduvarud olid ammendumas, küttevarustus kokku varisemas, kriminaalsed grupeeringud hakkasid jagama linna mõjusfäärideks nagu sõjapealikud. Tallinn 1990-ndatel ei olnud enam nõukogude korra viimane bastion, see oli kaose esimene ohver. Ja selle kaose keskel seisis mees, kelle ainuke relv oli tema aju. Kes oli Hardo Aasmäe enne seda? Küsimus, millele isegi tema lähimad kolleegid ei osanud täielikult vastata. Ametlikult teadlane, geograaf, kandidaat, kes oli veetnud aastakümneid kaartide ja statistika kallal. Kuid need, kes teda tundsid, rääkisid mehest, kes suutis peast tsiteerida mis tahes raamatut, mida oli kunagi lugenud, kes mäletas iga numbrit, iga fakti, iga detaili. Tema kolleegid nimetasid teda kõndivaks entsüklopeediaks, kuid see oli liiga lihtne määratlus. Aasmäe ei olnud lihtsalt teadmiste koguja, ta oli mustrite nägemise meister. Ta suutis ühendada fakte, mida teised pidasid seostuks, ja näha tulevikku viisil, mis tundus peaaegu müstiline. Kui ta rääkis, kuulasid inimesed, sest nad teadsid, see mees ei arva, ta teab. Kuid see and muutus needuseks, kui ta pidi rakendama seda mitte akadeemilistes aruteludes, vaid reaalsuses, kus iga vale otsus võis tähendada katastroof. 1990. aasta kevad Tallinnas oli midagi, mida on raske kirjeldada neile, kes seda ei elanud läbi. Poed olid tühjad, mitte lihtsalt vaesed valikult, vaid täiesti tühjad. Riiulid seisid paljad, nagu skelettide luud. Inimesed seisid järjekordades tundide kaupa, lootes saada kilogrammi kartuleid või paar munakest. Kuid see oli ainult nähtav pool. Varjatud pool oli veel hullem, linna küttevarustus oli ehitatud nõukogude süsteemi peale, mis nüüd lagunes. Soojuselektrijaamad vajasid kütust, mida enam ei tarnitud. Elektrivõrk oli ülekoormatud ja katkendlik. Ja kõige selle taustal kriminaalsed grupeeringud, kes nägid kaoses võimalust. Nad hakkasid kontrollima toidujaotust, kütusemüüki, isegi arstiabi. Tallinn muutus džungliks, kus ellujäämine sõltus mitte seadustest, vaid kontaktidest ja jõust. Ja selle džungli keskel istus linnapea kabinetis mees, kes pidi leidma viisi, kuidas hoida linn elus. Hardo Aasmäe esimene otsus linnapea ametis oli midagi, mida keegi ei oodanud. Ta ei kuulutanud välja suuri reforme, ei lubanud kiiret paranemist, ei püüdnud rahustada rahvast ilusate sõnadega. Selle asemel ta kutsus kokku koosoleku, kuhu ei kutsutud ühtegi ametnikku, ühtegi partei esindajat, ühtegi ametlikku isikut. Ta kutsus kokku 12 inimest, endisi mustaturukauplejaid, kriminaalse taustaga ärimehe, endise kapohvitseri, kes oli just vabastatud teenistusest, ja isegi ühe mehe, keda kahtlustati seotuses organiseeritud kuritegevusega. Kui keegi küsis, miks ta nendega kohtub, vastas Aasmäe lihtsalt, sest nemad teavad, kuidas see linn tegelikult töötab. Mitte paberil, vaid tänaval. See kohtumine jäi saladuseks aastateks, kuid hiljem, kui mõned osalised hakkasid rääkima, selgus midagi hämmastavavat. Aasmäe ei püüdnud neid kontrollida ega ähvardada. Ta tegi neile ettepaneku koostöö vastu amnestia.
kui nad aitavad hoida linna varustust käigus, ei küsita, kust kaup tuleb. See oli moraalselt küsitav, kuid praktiliselt geniaalne. Kas see oli vaprus või meeleheide? Kuid Aasmäe teadis, et ainult varjatud kokkulepete peale ei saa linna ehitada. Ta vajas süsteemi, mis töötaks isegi siis, kui kõik muu kokku variseb. Ja siin ilmnes tema geograafiline mõtlemine. Ta hakkas vaatama linna mitte kui administratiivset üksust, vaid kui elusat organismi, millel on vereringesüsteem, närvisüsteem, seedesüsteem. Soojuselektrijaamad olid süda, toidujaotuspunktid olid maks, teed ja transpordiühendused olid veresooned. Ja nagu iga organism, vajas ka linn tasakaalu. Aasmäe hakkas looma paralleelset süsteemi, ametlikku, mis töötas paberil, ja mitteametlikku, mis töötas reaalsuses. Ta lõi võrgustiku usaldusväärsetest inimestest, mitte ametnikest, vaid tavalistest kodanikest, kes olid nõus aitama. Nad said ülesandeks jälgida, kus on puudused, kus on ülejäägid ja anda talle infot otse, mööda bürokraatiast. See oli riskantne, sest see tähendas, et ta ei usalda oma ametnikke. Kuid Aasmäe teadis, bürokraatia on aeglane ja aeglus tähendab surma. Üks tema kõige vastuolulisemaid otsuseid oli seotud toiduvarustusega. 1990. aasta suvel, kui sai selgeks, et ametlikud tarneahelad on täielikult kokku varisenud, tegi Aasmäe midagi ennekuulmatut. Ta andis loa eraturgudele, kus inimesed võisid müüa ja osta ilma riikliku kontrolli ja maksudeta. See oli otsene rünnak Nõukogude süsteemi vastu ja paljud süüdistasid teda kapitalismi ja kaose õhutamises. Kuid Aasmäe vastas lihtsalt, kas te eelistate ideoloogilist puhtust või elavaid inimesi? Turud hakkasid õitsema. Talunikud, kes varem kartsid müüa oma saaki, tõid nüüd kõike, kartuleid, köögivilju, liha, piima. Hinnad olid kõrged, kuid vähemalt oli midagi osta. Ja kõige olulisem, inimesed ei surnud nälga. Hiljem, kui majandusajaloolased analüüsisid seda perioodi, nimetasid nad Aasmäe otsust pragmaatiliseks geniaalsuks. Kuid sel ajal nimetasid paljud seda reetmiseks. Kuid mitte kõik Aasmäe otsused ei olnud edukad. 1990. aasta talv oli kohutav. Küttevarustus ei suutnud katta kõiki vajadusi ja paljud majad jäid külmaks. Inimesed põletasid mööblit, raamatuid, isegi põrandaid, et soojaks saada. Aasmäe proovis korraldada hädaabi, ta jagas tasuta küttepuid, organiseeris soojenduspunkte koolides ja kultuurimajades, isegi avas mõned avalikud hooned ööbimiseks. Kuid see ei olnud piisav. Hinnanguliselt suri sel talvel Tallinnas üle 100 inimese külma ja sellega seotud haiguste tõttu. Aasmäe võttis seda isiklikult. Tema kolleegid meenutavad, kuidas ta istus oma kabinetis, pea käte vahel, ja sosistas, ma teadsin numbreid. Ma teadsin, et see juhtub. Aga ma ei suutnud seda peatada. See oli hetk, mil ta mõistis, et teadmised ei ole alati piisavad. Mõnikord on reaalsus lihtsalt julmem kui ükski plaan. Kuid Aasmäe ei andnud alla. Ta jätkas, sest ta teadis, et alternatiiv oli veel hullem. Ta hakkas otsima uusi lahendusi, uusi liitlasi, uusi viise. Ja siin ilmnes veel üks tema omadus, võime õppida vigadest kiiresti. Pärast seda kohutavat talve reorganiseeris ta kogu küttevarustuse süsteemi. Ta lõi prioriteetide süsteemi, kõigepealt haiglad ja koolid, siis elamud, siis kõik muu. Ta hakkas otsima alternatiivseid kütuseallikaid, ta võttis ühendust Soome firmadega, isegi mõne Rootsi organisatsiooniga. Mõned nõustusid aitama, mõned mitte. Kuid iga väike võit oli samm edasi. Ja järgmine talv oli juba parem. Mitte hea, kuid parem. Ja see oli piisav, et anda inimestele lootust. Kuid Aasmäe suurim väljakutse ei olnud materiaalne, see oli psühholoogiline. Inimesed kaotasid usku. Nad nägid, kuidas vana süsteem kokku variseb, kuid ei näinud veel uut. Nad elasid vaakumis, kus reeglid olid ebaselged, tulevik ebakindel ja hirm oli igapäevane kaaslane. Aasmäe mõistis, et ta ei saa olla ainult administrator, ta peab olema ka sümbol. Sümbol sellest, et keegi veel hoolib, keegi veel võitleb, keegi veel usub. Ja siin ilmnes tema avalik pale, mees, kes oli harjunud töötama vaikuses, pidi nüüd astuma avalikkuse ette. Ta hakkas andma intervjuusid, kõnelema raadios, kohtuma inimestega tänavatel. Ta ei lubanud imet, kuid ta lubas tõde. Ja inimesed hindasid seda.
Nad nägid temas kedagi, kes ei püüa neid petta ilusate sõnadega, vaid kes räägib asjadest nii, nagu need on. Kas see oli piisav, et hoida linna koos? 35 aastat hiljem, 1995. aastal, istus endine Tallinna linnavalitsuse ametnik esimest korda kaamera ees, nõustudes rääkima ajast, millest ta oli vaikinud aastakümneid. Tema käed värisesid, kui ta avas vana kausta, täis kollaseid dokumente ja käsikirjalisi märkmeid. Ma ei tea, kas mul on õigus seda rääkida, ütles ta vaikselt, kuid ma arvan, et inimesed peavad teadma tõde Hardo Aasmäe kohta. Mitte seda versiooni, mis on kirjutatud ajalooraamatutesse, vaid seda, mis tegelikult toimus. Ta tõmbas sügavalt hinge ja jätkas, Aasmäe ei olnud lihtsalt linnapea. Ta oli mees, kes kandis kogu linna raskust oma õlgadel. Ja see raskus murdis ta lõpuks. See intervjuu, mis salvestati vaid mõni kuu enne ametniku enda surma, paljastab külge, mida avalikkus ei näinud kunagi: Aasmäe isiklikud ohvrid, tema hirmud, tema kahtlused ja kõige olulisem, tema teadmised sellest, et mõned tema otsused võisid olla valed, kuid olid ainsad võimalikud. Ametnik kirjeldab üht konkreetset hetke, mis jäi talle meelde kogu eluks. See oli 1991. aasta jaanuaris, kõige külmematel nädalatel. Aasmäe oli kutsunud hädakoosoleku, kus osalesid kõik võtmeisikud, energeetikud, toiduvarustuse juhid, tervishoiutöötajad. Koosolek kestis kogu öö. Aasmäe istus laua eesotsas, ees kaart Tallinnast, täis värvilisi märke ja numbreid. Ta küsis igaühelt, kui kaua suudate vastu pidada praeguste varudega. Vastused olid kohutavad. Elektrijaam 2 nädalat. Toiduvarud 10 päeva. Haiglate ravimid nädal. Aasmäe kuulas, tegi märkmeid ja siis ütles midagi, mis pani kõik vaikima. Seega, kui abi ei saabu järgmise 10 päeva jooksul, hakkavad inimesed surema. Mitte üksikud, vaid massides. Ja me ei saa midagi teha. Vaikus oli lämmatav. Siis ta lisas, kuid me ei ütle seda kellelegi. Kui inimesed saavad teada, algab paanika ja paanika tapab rohkem kui nälg. See oli hetk, mil ametnik mõistis, Aasmäe kandis saladusi, mis olid liiga rasked ühele inimesele. Kuid see ei olnud ainus saladus. Ametnik paljastab midagi veel šokeerivat. Aasmäe pidas isiklikku päevikut, kuhu ta kirjutas mitte ametlikke aruandeid, vaid oma isiklikke mõtteid. See päevik ei olnud mõeldud avalikustamiseks, see oli tema viis säilitada mõistust kaose keskel. Ametnik näitab ühte lehekülge, mida ta oli salaja kopeerinud enne, kui päevik kadus. Seal on kirjutatud, ma näen nende nägusid iga öö. Inimesed, kes surid, sest ma ei suutnud neid päästa. Ma tean nende nimesid, nende aadresse, nende peresid. Nad ei ole statistika. Nad on minu ebaõnnestumine. Need read paljastasid midagi, mida avalikkus ei teadnud. Aasmäe ei olnud külm pragmaatik, vaid mees, kes kandis iga kaotust isiklikult. Ametnik ütleb, ta ei maganud öösiti. Ta kõndis mööda kabinetit, rääkis iseendaga, vahel karjus. Me kuulsime seda läbi seina. Kuid hommikul, kui ta tuli välja, oli ta jälle rahulik, kontrollitud, nagu miski poleks juhtunud. Kuidas suutis üks inimene kanda sellist koormust? Ametnik räägib ka Aasmäe meetoditest, mis olid ebatavalised ja mõnikord isegi šokeerivad. Näiteks ta kasutas varjuvõrgustikut inimesi, kes ei olnud ametlikult seotud linnavalitsusega, kuid kes andsid talle infot otse tänavatelt. Need olid taksojuhid, turukaubitsejad, isegi prostituudid, inimesed, kes nägid ja kuulsid asju, mida ametnikud ei näinud kunagi. Aasmäe kohtus nendega salaja, sageli öösiti, parkides või tühjades kohvikutes. Ta maksis neile vähe, kuid ta kohtles neid austusega. Ja nad andsid talle midagi hindamatut, tõde. Tänu sellele võrgustikule teadis Aasmäe, kus on toidupuudus enne, kui ametlikud aruanded jõudsid tema lauale, kus on kriminaalsed grupeeringud planeerimas midagi, kus on inimesed kõige meeleheitlikumad. See info võimaldas tal tegutseda kiiresti, ennetavalt. Kuid see tähendas ka, et ta elas pidevalt 2 maailma vahel, ametliku ja varjatud. Ja see lõhe muutus aja jooksul üha suuremaks. Üks kõige intrigeerivamaid osi intervjuust puudutab 13 nime nimekirja, mida mainiti arhiividokumentides. Ametnik kinnitab, et see nimekiri oli reaalne ja et ta nägi seda oma silmaga. Aasmäe nimetas neid varjatud mängijateks, ütleb ta. Need olid inimesed, kes tema arvates kontrollivad Tallinna tegelikult, mitte ametlikult, vaid läbi mõju, raha, kontaktide.
seal olid endised parteijuhid, kes olid ametlikult pensionil, kuid kes ikka veel tõmbasid niite. seal olid ärimehe, kes olid seotud organiseeritud kuritegevusega. seal oli isegi üks välismaa diplomaat, kelle nimi ma ei tohi öelda. Ametnik väidab, et Aasmäe uuris neid inimesi, püüdes mõista, kuidas nad töötavad, mida nad tahavad, kuidas neid mõjutada või neutraliseerida. Kuid ta ei jõudnud kunagi lõpuni. Nimekiri kadus paar päeva pärast tema ametist lahkumist, ütleb ametnik. Keegi võttis selle. Ja ma arvan, et see keegi oli üks neist 13. Kes olid need inimesed? Ja miks oli nende identiteet nii ohtlik? Ametnik räägib ka Aasmäe suhtest kriminaalsete grupeeringutega, mis oli palju keerulisem, kui avalikkus teadis. Ta ei võidelnud nendega otseselt, ütleb ta. Ta mängis nendega kabet. Ta teadis, et ta ei saa neid hävitada, sest nad olid liiga tugevad ja politsei oli liiga nõrk. Seega ta püüdis neid kontrollida, suunata, isegi kasutada. Näiteks, kui üks kriminaalne grupp hakkas kontrollima toiduturge ja tõstma hindu kunstlikult, ei saatnud Aasmäe politsei. Selle asemel ta võttis ühendust konkureeriva grupiga ja pakkus neile paremat tehingut, kui nad aitavad hoida hindu madalal, saavad nad teatud privileege teistes valdkondades. See oli ohtlik mäng, sest see tähendas, et ta tegi tehinguid kurjategijatega. Kuid see töötas. Hinnad stabiliseerusid ja inimesed said osta toitu. Aasmäe ütles mulle kord, meenutab ametnik, moraalsus on luksus, mida ma ei saa endale lubada. Minu töö on hoida inimesed elus, mitte olla püha. Kas see oli õigustatud? Või oli see algus millegi palju ohtlikumale? Kuid kõige šokeerivam osa intervjuust puudutab Aasmäe viimast aega linnapea ametis. 1992. aasta veebruaris, kui ta astus tagasi, oli ta täiesti muutunud inimene. Ta oli kurnatud mitte ainult füüsiliselt, vaid vaimselt, ütleb ametnik. Ta rääkis vähem, naeratas harvem ja tema pilk oli tühi. Nagu ta oleks näinud midagi, mida ta ei suutnud unustada. Ametnik väidab, et Aasmäe viimased nädalad ametis olid täis kummalisi käitumisi. Ta hakkas hävitama dokumente, mitte kõiki, vaid konkreetseid. Ta kohtus inimestega, kellega ta ei olnud kunagi varem kohtunud. Ja ta ütles ühele kolleegile midagi krüptilist, kui midagi juhtub minuga, ärge uskuge ametlikku versiooni. Mida ta mõtles? Kas ta kartis kedagi? Või teadis ta midagi, mida teised ei teadnud? Ametnik lõpetab intervjuu ühe viimase paljastusega. Aasmäe jättis mulle ühe ümbriku, mida ma ei tohtinud avada enne tema surma. Ma avasin selle 1995. aastal, pärast tema surma. Sees oli ainult üks lause, tõde on ohtlikum kui vale, sest tõde ei saa kontrollida. Ametnik vaatab otse kaamerasse ja küsib, mida ta sellega mõtles. Millist tõde ta teadis? Ja kas see tõde oli põhjus, miks ta suri nii, nagu ta suri? Need küsimused jäävad õhku rippuma, ilma vastusteta, kuid täis vihjeid millegi palju suurema kohta. 1992. aasta veebruaris, kui Hardo Aasmäe astus tagasi linnapea ametist, ei olnud see triumfaalne lahkumine. Ei olnud suuri kõnesid, ei olnud tänutseremooniaid, ei olnud rahva aplodeerimist. Ta lihtsalt lahkus vaikselt, peaaegu märkamatult, nagu vari, mis kaob päikesetõusul. Ametlik põhjus olid isiklikud põhjused, kuid need, kes teda tundsid, teadsid, et see oli midagi muud. Ta oli kurnatud, läbi põlenud, tühi. 2 aastat kaose juhtimist olid võtnud temast kõik. Kuid see ei olnud lõpp, see oli ainult vaheaeg enne midagi palju tumedamat. Pärast lahkumist linnavalitsusest kadus Aasmäe avalikkuse eest peaaegu täielikult. Ta ei andnud intervjuusid, ei osalenud poliitikas, ei ilmunud avalikele üritustele. Mõned ütlesid, et ta läks tagasi akadeemilisse maailma, teised väitsid, et ta töötas eraettevõttes. Kuid tõde oli, et keegi ei teadnud täpselt, mida ta tegi. Ta muutus kummituseks inimeseks, kellest räägiti, kuid keda keegi ei näinud. Ja see salapära süvendas ainult müsteeriumi tema ümber. Miks ta kadus? Mida ta kartis? Või mida ta teadis? Aastate jooksul hakkas Aasmäe ümber tekkima legend. Mõned nimetasid teda kangelaseks, meheks, kes päästis Tallinna kõige tumedamal ajal. Teised nimetasid teda pragmaatikuks, kes tegi, mida oli vaja, olenemata moraalsetest küsimustest.
Ja olid ka need, kes nimetasid teda midagi palju tumedamat, meheks, kes tegi tehinguid kurjategijatega, kes hoidis saladusi, mis olid liiga ohtlikud avalikustamiseks, kes teadis liiga palju. Kuid Aasmäe ise ei rääkinud kunagi. Ta kandis oma saladusi vaikuses, nagu hauakivi, mis ei avalda kunagi oma lugu. Kuid oli üks hetk, kui Aasmäe peaaegu rääkis. 1999. aastal, peaaegu 10 aastat pärast tema lahkumist linnavalitsusest, võttis temaga ühendust üks ajakirjanik, kes uuris Tallinna 1990. ajalugu. Ajakirjanik palus intervjuud, lubades, et see jääb konfidentsiaalseks ja avaldatakse alles pärast Aasmäe surma. Aasmäe nõustus kohtuma. Nad istusid väikeses kohvikus Tallinna vanalinnas ja ajakirjanik küsis talle otseselt, mida te teadsite, mida teised ei teadnud. Aasmäe vaatas talle otsa pikka aega, siis ütles, ma teadsin, et tõde on ohtlikum kui vale. Ja ma teadsin, et mõned tõed on paremad jätta maetud. Ajakirjanik küsis, millised tõed? Aasmäe naeratas kurvalt ja vastas, need, mis võivad tappa. Siis ta tõusis ja lahkus. See oli viimane kord, kui ta rääkis avalikult oma ajast linnapea ametis. Kuid oli keegi, kes ei unustanud Aasmäed, need, kes olid osa tema varjuvõrgustikust. Need inimesed, kes olid aidanud tal hoida linna elus, kes olid jaganud temaga saladusi, kes olid näinud teda tööl. Mõned neist hakkasid rääkima, mitte avalikult, vaid vaikselt, privaatsetes vestlustes, baarides, parkides. Nad rääkisid mehest, kes oli palju rohkem kui linnapea. Nad rääkisid mehest, kes oli strateegiline geenius, kes mõtles alati 3 sammu ette, kes nägi mustreid, mida teised ei näinud. Kuid nad rääkisid ka mehest, kes kandis kohutavat koormust, teadmist, et tema otsused määrasid inimeste saatusi, et tema vead tähendavad surma. Üks endine taksojuht, kes oli osa võrgustikust, ütles, Aasmäe ei olnud külm. Ta oli lihtsalt õppinud peitmaan oma emotsioone, sest kui ta oleks näidanud neid, oleks ta kokku varisenud. Ja siis tuli 1914. aasta. Detsembri 29. päev. Hardo Aasmäe suri. Ametlik versioon oli lihtne, ta kukkus trepist oma kontoris ja sai surmava vigastuse. Õnnetus. Traagiline, kuid lihtne. Kuid need, kes teda tundsid, ei uskunud seda. Kuidas mees, kes oli kogu oma elu olnud ettevaatlik, kes oli alati kontrollinud iga detaili, võis lihtsalt kukkuda trepist? Ja miks see juhtus just siis, kui ta oli hakanud korraldama oma arhiivi, sorteerima vanu dokumente, võib-olla valmistudes millekski? Konspiratsiooniteooriad hakkasid levima peaaegu kohe. Mõned väitsid, et see ei olnud õnnetus, vaid mõrv. Kes oleks tahtnud teda tappa? Nimekiri oli pikk. Need, kelle saladusi ta teadis. Need, kellega ta oli teinud tehinguid 1990-ndatel. Need, kes kartsid, et ta võib rääkida. Teised väitsid, et see oli hoopis enesetapp, mees, kes ei suutnud enam kanda oma saladuste raskust, otsustas lõpetada oma kannatused. Ja olid ka need, kes uskusid, et see oli tõesti õnnetus, kuid et see õnnetus oli kuidagi seotud millegi suuremaga, võib-olla ta oli ähvardatud, võib-olla ta oli hirmul, võib-olla ta oli kaotanud oma tavapärase ettevaatlikkuse. Politsei uuris juhtumit, kuid leidis ainult seda, mida nad otsisid, õnnetuse. Ei olnud märke võitlusest, ei olnud kahtlaseid isikuid, ei olnud motiivi. Juhtum suleti kiiresti. Kuid mõned inimesed ei andnud alla. Üks endine kolleeg linnavalitsusest palkas eradetektiivi, et uurida juhtumit sügavamalt. Detektiiv leidis mõned kummalised detailid, Aasmäe oli kohtunud keegi tundmatu inimesega paar päeva enne surma. See kohtumine toimus väljaspool tema tavalist rutiini, väikeses restoranis, kus ta ei käinud kunagi. Keegi ei teadnud, kes see inimene oli. Lisaks, Aasmäe arvuti oli puhastatud, kõik failid kustutatud, kõvaketas vormindatud. Kes seda tegi? Ja miks? Detektiiv esitas oma leiud politseile, kuid need jäeti tähelepanuta. Juhtum jäi suletud. Kuid kõige intrigeerivam detail tuli välja alles mitu aastat hiljem. 1918. aastal, kui üks endine Securitate arhiiv avati avalikkusele, leiti seal üks dokument, mis mainis Hardo Aasmäed. Dokument oli dateeritud 1991. aastaga ja oli märgistatud kui konfidentsiaalne. Seal oli kirjutatud, subjekt Aasmäe omab informatsiooni, mis võib kahjustada teatud isikute huve. Soovitame jälgimist ja vajadusel neutraliseerimist.
Dokument ei täpsustanud, millist informatsiooni või milliseid isikuid. Kuid see oli piisav, et tekitada küsimusi. Kas Aasmäe oli jälgitud kogu aeg? Kas tema surm oli tõesti õnnetus? Või oli see midagi palju tumedamat? Täna, üle 10 aasta pärast tema surma, on Hardo Aasmäe endiselt mõistatus. Mõned mäletavad teda kui kangelast, kes päästis Tallinna. Teised mäletavad teda kui pragmaatikut, kes tegi, mida oli vaja. Ja on need, kes mäletavad teda kui meest, kes teadis liiga palju ja maksis selle eest lõpliku hinna. Kuid üks asi on kindel, tema lugu ei ole lõppenud. Tema saladused on endiselt seal, maetud arhiivides, peidetud mälestustes, oodates kedagi, kes on piisavalt julge, et need välja kaevata. Kes oli Hardo Aasmäe tegelikult? Mida ta teadis? Ja miks ta suri nii, nagu ta suri? Need küsimused jäävad õhku rippuma, nagu kummitus, mis ei leia rahu. Kuid oli üks inimene, kes teadis Hardo Aasmäest rohkem kui keegi teine, tema isiklik arst, doktor Marten Kask, kes oli ravitud teda alates 1980-ndatest. 35 aastat hiljem, 1923. aastal, istus doktor Kask esimest korda kaamera ees, käed endiselt värisedes, kuigi ta oli juba 80-ndates. Ma vandsin Hippokratese vande, ütles ta vaikselt, kuid ma arvan, et on aeg rääkida. Mitte sellepärast, et ma tahan rikkuda konfidentsiaalsust, vaid sellepärast, et inimesed peavad mõistma, millise hinnaga Aasmäe maksis selle eest, et hoida Tallinna elus. Ta avas vana nahkkoti, täis kollaseid meditsiinilisi kaarte ja käsikirjalisi märkmeid. Need on Aasmäe tervisekaardid. Ametlikud kaardid näitavad tavalist pilti, väike kõrgenenud vererõhk, stress, unetus. Kuid need ta tõstis üles teise virna dokumente, need on minu isiklikud märkmed. Need, mida ma ei kirjutanud kunagi ametlikesse dokumentidesse. Ja need räägivad hoopis teistsugust lugu. Doktor Kask paljastab midagi, mida avalikkus ei teadnud kunagi, Hardo Aasmäe ei olnud lihtsalt väsinud või stressis. Ta oli haige. Tõsiselt haige. Ja ta varjas seda kõigilt. Doktor Kask kirjeldab esimest korda, kui ta märkas midagi murettekitavat. See oli 1991. aasta märtsis, kõige raskematel nädalatel, kui linn oli peaaegu täielikus kaoses. Aasmäe tuli tema juurde keskööpaiku, ilma eelneva kokkuleppeta, koputades tema korteri uksele. Ta nägi välja kohutavalt, meenutab doktor. Kahvatu, higine, käed värisesid. Ta ütles, et tal on tugevad peavalud, mis ei lase tal magada ja et ta näeb vahel kahekordset. Ma tegin kohe põhjaliku läbivaatuse. Tulemused olid šokeerivad. Aasmäe vererõhk oli ohtlikult kõrge, 980/120. Tema pulss oli ebaregulaarne. Ja kõige murettekitavam, tema silmade taga oli märke, mis viitasid võimalikule ajukahjustusele. Ma ütlesin talle otse, te vajate kohest hospitaliseerimist. Kui te ei võta seda tõsiselt, võite saada insuldi või südameinfarkti. Aasmäe vaatas talle otsa ja ütles ainult, ma ei saa. Linn vajab mind. Doktor Kask proovis veenda, kuid Aasmäe oli jäärapäine. Ta ütles mulle, kui ma lähen haiglasse, algab paanika. Inimesed arvavad, et kõik on läbi. Ma ei saa seda endale lubada. Kas see oli vaprus või hullumeelsus? Doktor Kask hakkas ravima Aasmäed salaja, öösiti, tema kodus, ilma ametlike dokumentideta. Ta kirjutas välja tugevaid ravimeid vererõhu alandamiseks, valuvaigisteid, unerohtu. Kuid ta teadis, et see oli ainult ajutine lahendus. Aasmäe probleem ei olnud ainult füüsiline, selgitab doktor. See oli psühhosomaatiline. Tema keha reageeris stressile viisil, mis oli eluohtlik. Iga kord, kui ta sai teada uuest kriisist, toidupuudusest, külmast, surmajuhtumitest, tema vererõhk tõusis. Tema süda peksis nii kiiresti, et ma kartsin, et see lihtsalt peatub. Doktor hakkas pidama üksikasjalikku päevikut Aasmäe seisundist. Seal on kirjas iga visiit, iga sümptom, iga ravim. Ja seal on ka midagi muud, Aasmäe enda sõnad, mida ta ütles oma kõige nõrgematel hetkedel. Ma ei suuda enam, sosistas ta ühel ööl, kui valu oli eriti tugev. Ma näen neid nägusid. Inimesed, kes surid. Nad vaatavad mind. Nad küsivad, miks sa ei päästnud meid? Doktor Kask ütleb, see ei olnud lihtsalt väsimus. See oli süütunne, mis sõi teda seestpoolt. Kuid kõige šokeerivam paljastus puudutab ravimeid, mida Aasmäe võttis.
doktor Kask näitab nimekirja, mis on kirjutatud tema enda käega. Seal on üle 20 erineva ravimi, vererõhuravimid, südameravimid, valuvaigistid, rahustid, unerohud, isegi antidepressandid. See kogus ravimeid oleks pidanud tappa tavalist inimest, ütleb doktor. Kuid Aasmäe võttis neid kõiki korraga, sest ta ei suutnud funktsioneerida ilma nendeta. Tema keha oli muutunud sõltuvaks. Doktor proovis vähendada annuseid, kuid Aasmäe keeldus. Ta ütles, et ta vajab neid, et jääda selgeks, et mõelda, et teha otsuseid. Ilma nendeta ta ei suuda. See oli nõiaring, ravimid hoidsid teda elus, kuid nad hävitasid teda ka aeglaselt. Doktor Kask ütleb, ma teadsin, et kui see jätkub, ei ela ta kaua. Kuid ma ei suutnud teda peatada. Keegi ei suutnud. Doktor Kask paljastab ka ühe eriti muret tekitava episoodi. 1991. aasta novembris, kui Aasmäe oli olnud linnapea ametis juba üle aasta, helistas ta doktorile keset ööd, häälest kuulda paanika. Ta ütles, et ta ei suuda hingata, et tema rind valutab, et ta arvab, et ta sureb. Doktor ruttas tema juurde ja leidis Aasmäe põrandal, käed rinnale surutud, nägu sinine. See oli paanikahoog, kuid nii tugev, et see matkis südameinfarkti, selgitab doktor. Ma andsin talle rahustit ja jäin tema juurde kogu öö. Hommikuks oli ta rahunenud, kuid ta oli täiesti läbi. Doktor küsis talle, mis juhtus? Mis selle käivitas? Aasmäe rääkis talle midagi, mida ta ei olnud kunagi kellelegi rääkinud. Ta ütles, et ta oli saanud teada, et üks pere, ema, isa ja 2 last olid surnud külma kätte ühes korteris linna äärelinnas. Nad olid leidnud alles 3 päeva hiljem. Aasmäe ütles, ma teadsin, et see võib juhtuda. Ma teadsin numbreid. Kuid kui see muutub reaalseks, kui sa näed nimesid, nägusid, ma ei suuda seda taluda. Doktor Kask ütleb, see oli hetk, mil ma mõistsin, et Aasmäe ei ole lihtsalt linnapea. Ta on mees, kes kannab kogu linna valu oma õlgadel. Ja see valu tapab teda. Kuid doktor Kask paljastab ka midagi, mis muudab kogu pildi veelgi tumedamaks. Ta väidab, et Aasmäe ei olnud ainus, kes teadis tema terviseprobleemidest. Oli keegi veel, ütleb ta ettevaatlikult. Keegi, kes oli väga huvitatud Aasmäe seisundist. Keegi, kes helistas mulle regulaarselt ja küsis üksikasjalikke küsimusi, kui kaua ta suudab vastu pidada, millised on tema nõrgad kohad, millised ravimid ta võtab. Doktor keeldub nimetamast seda isikut, kuid ta vihjab, see oli keegi võimustruktuuridest. Keegi, kes tahtis teada, kas Aasmäe on piisavalt tugev, et jätkata, või kas ta on haavatav. Doktor Kask ütleb, et ta keeldus andmast üksikasjalikku infot, kuid ta tunneb end süüdi, et ta rääkis üldse. Ma ei tea, kas see info kasutati Aasmäe vastu, ütleb ta. Kuid ma tean, et keegi jälgis teda väga tähelepanelikult. Ja see keegi ei olnud sõber. Kes oli see inimene? Ja miks ta oli nii huvitatud Aasmäe nõrkusest? Doktor Kask lõpetab oma tunnistuse ühe viimase paljastusega, mis seob kõik kokku. Paar nädalat enne Aasmäe surma 1914. aastal helistas ta mulle, ütleb ta. Ta ei olnud helistanud mulle aastaid. Kuid seekord ta tahtis rääkida. Ta ütles, et ta on hakanud sorteerima oma vanu dokumente ja et ta on leidnud midagi, mis muudab kõike. Ta ei öelnud, mis see oli, kuid ta ütles, kui midagi juhtub minuga, pead sa teadma, see ei ole õnnetus. Ma küsisin, mida ta mõtleb, kuid ta lihtsalt naeratas ja ütles, sa mõistad, kui aeg tuleb. Doktor Kask vaatab otse kaamerasse, silmad täis pisaraid. 2 nädalat hiljem ta oli surnud. Ja ma ei suutnud midagi teha. Ma ei suutnud teda päästa. Ta teeb pausi ja lisab, kuid ma tean ühte, Hardo Aasmäe ei surnud lihtsalt. Ta teadis midagi. Ja see midagi tappis ta. Mida Aasmäe leidis oma dokumentides? Kes kartis, et ta räägib? Ja kas tema surm oli tõesti õnnetus? Kuid oli veel üks inimene, kes teadis Aasmäe saladusi, tema endine abiline linnavalitsuses, Tiina Mägi, kes töötas tema kõrval kogu tema ametiaja. 30 aastat hiljem, 1921. aastal, istub ta esimest korda kaamera ees, käed rüpes, pilk kaugel minevikus. Ma ei ole kunagi rääkinud sellest kellelegi, ütleb ta vaikselt. Mitte sellepärast, et ma ei tahtnud, vaid sellepärast, et ma kartsin. Kuid nüüd, kui ma olen vana ja mul ei ole enam midagi kaotada, arvan, et inimesed peavad teadma tõde. Ta avab vana koti, täis kollaseid pabereid, fotosid ja käsikirjalisi märkmeid.
Need on asjad, mida ma salvestasin salaja. Mitte sellepärast, et ma tahtsin teda reeta, vaid sellepärast, et ma teadsin, kui midagi juhtub temaga, peab keegi teadma, mis tegelikult toimus. Tiina Mägi paljastab midagi, mida avalikkus ei teadnud kunagi. Hardo Aasmäe ei olnud lihtsalt linnapea. Ta oli mees, kes elas kahe elu vahel, üks avalik, teine varjatud. Ja see varjatud elu oli täis saladusi, mis olid liiga ohtlikud avalikustamiseks. Tiina kirjeldab oma esimest päeva tööl Aasmäe juures. Ma olin noor, idealistlik, täis lootust, ütleb ta. Ma arvasin, et ma tulen tööle tavalisele linnapea juurde. Kuid esimesel päeval ma mõistsin, et see ei ole tavaline töö. Aasmäe kutsus ta oma kabinetti ja ütles talle midagi, mis pani ta külmaks jooksma. Ta ütles, Tiina, sa tuled töötama kohta, kus sa näed asju, mida sa ei tohiks näha, kuuled asju, mida sa ei tohiks kuulda, ja tead asju, mida sa ei tohiks teada. Kui sa tahad lahkuda kohe, ma mõistan. Kuid kui sa jääd, pead sa lubama mulle üht, sa ei räägi kunagi kellelegi sellest, mida sa siin näed. Kunagi. Tiina ütleb, et ta oli šokeeritud, kuid ka intrigeeritud. Ma jäin. Ja see oli otsus, mis muutis mu elu igaveseks. Tiina kirjeldab Aasmäe igapäevast rutiini, mis oli kaugel sellest, mida avalikkus nägi. Hommikuti ta tuli kontorisse vara, sageli juba kell 6, ütleb ta. Kuid ta ei läinud kohe oma kabinetti. Ta läks keldri, kus oli väike ruum, mida keegi teine ei kasutanud. Seal ta veetis tund aega, üksi, lugedes dokumente, mida ta hoidis lukustatud seifis. Ma ei teadnud, mis need dokumendid olid, kuid ma nägin, kuidas ta tuli sealt välja, alati tõsine, alati mõtlik, vahel isegi hirmunud. Tiina ütleb, et ta proovis kord küsida, mida ta seal teeb, kuid Aasmäe lihtsalt vaatas talle otsa ja ütles, mõned asjad on paremad jätta teadmata. See oli esimene vihje, et Aasmäe elas kahe maailma vahel, üks, mida ta näitas avalikkusele, ja teine, mida ta hoidis varjus. Kuid Tiina paljastab ka midagi konkreetsemat, Aasmäe kohtumised inimestega, keda ta ei pidanud kunagi kohtuma. Iga nädal, tavaliselt neljapäeva õhtuti, tuli tema juurde keegi, ütleb Tiina. Alati sama inimene. Mees, kes kandis tumedat ülikonda, kes ei rääkinud kunagi kellegagi, kes tuli ja läks vaikselt. Ma ei teadnud, kes ta oli, kuid ma nägin, kuidas Aasmäe käitus tema juures, ettevaatlikult, peaaegu hirmunult. Tiina ütleb, et ta proovis kord kuulata nende vestlust läbi ukse, kuid nad rääkisid nii vaikselt, et ta ei kuulnud midagi. Kuid üks kord, kui see mees lahkus, jäi Aasmäe istuma oma laua taha, pea käte vahel, ja sosistas, ma ei tea, kui kaua ma suudan seda mängu mängida. Tiina küsis talle, mis juhtus, kuid Aasmäe lihtsalt raputas pead ja ütles, mõned mängud on liiga ohtlikud, et neid võita. Kes oli see mees? Ja mida nad arutasid? Tiina paljastab ka ühe eriti šokeeriva episoodi, mis juhtus 1991. aasta detsembris. Ühel õhtul, kui kõik teised olid juba lahkunud, kuulsin ma Aasmäe kabinetist karjumist, ütleb ta. Ma läksin ukse juurde ja kuulsin, kuidas ta räägib kellegagi telefonis. Ta karjus, ma ei tee seda. Ma ei ole teie nukk. Kui te tahate mind hävitada, tehke seda, kuid ma ei tee seda. Siis ta viskas telefoni vastu seina ja see purunes. Tiina ütleb, et ta koputas uksele ja läks sisse. Aasmäe istus oma laua taga, nägu kahvatu, käed värisevad. Ma küsisin, mis juhtus, kuid ta lihtsalt vaatas mulle otsa ja ütles, Tiina, kui midagi juhtub minuga, pead sa teadma, see ei ole õnnetus. See on tulemus. Tiina ei mõistnud siis, mida ta mõtles, kuid nüüd, aastakümneid hiljem, ta mõistab. Keegi üritas teda kontrollida. Keegi üritas sundida teda tegema midagi, mida ta ei tahtnud teha. Ja ta keeldus. Kes oli see keegi? Ja mida nad tahtsid temalt? Tiina paljastab ka Aasmäe suhte tema perega, mis oli palju keerulisem, kui avalikkus teadis. Ta rääkis harva oma perest, ütleb Tiina. Kuid ma teadsin, et tal oli naine ja 2 last. Ma nägin fotosid tema laual. Kuid ma märkasin ka, et need fotod kadusid ühel päeval. Ma küsisin, miks, ja ta ütles lihtsalt, mida vähem nad on seotud minuga, seda turvalisemad nad on. Tiina ütleb, et Aasmäe elas pidevalt hirmus, et tema pere võib saada kannatada tema otsuste pärast. Ta ütles mulle kord, kui nad tahavad mind karistada, nad ei tee seda mulle. Nad teevad seda neile, keda ma armastan. See hirm muutis ta paranoiliseks. Ta hakkas kontrollima, kas teda jälgitakse, kas tema telefoni pealt kuulatakse, kas tema pere on turvaliselt.
ta elas nagu vangi, ütleb Tiina. vangi oma ametis, vangi oma teadmistes, vangi oma hirmudes. Tiina lõpetab oma tunnistuse ühe viimase paljastusega, mis seob kõik kokku. Paar päeva enne Aasmäe surma 1914. aastal helistas ta mulle, ütleb ta. Ta ei olnud helistanud mulle aastaid. Kuid seekord ta tahtis rääkida. Ta ütles, et ta on leidnud midagi oma vanades dokumentides, midagi, mis tõestab, et kõik, mida me arvasime teadvat 1990. kohta, oli vale. Ta ei öelnud, mis see oli, kuid ta ütles, Tiina, kui midagi juhtub minuga, mine keldri. Seal on seif. kood on sinu sünnipäev. võta dokumendid ja anna need kellelegi, keda sa usaldad. Tiina ütleb, et ta küsis, miks ta räägib nii, kuid Aasmäe lihtsalt naeratas kurvalt ja ütles, sest ma tean, et aeg on otsas. 2 päeva hiljem ta oli surnud. Tiina läks keldri, kuid seif oli juba avatud ja tühi. Keegi oli seal enne mind, ütleb ta. Keegi, kes teadis, mida otsida. Ja see keegi võttis kõik. Kes oli see keegi? Mida need dokumendid sisaldasid? Ja kas Aasmäe surm oli tõesti õnnetus? Kuid kõige salapärasem osa Hardo Aasmäe loost ei ole see, mida ta tegi oma ametiajal, vaid see, mis juhtus pärast tema surma. 1914. aastal, kui tema keha leiti tema kontoris, algas midagi kummalised. Esiteks, politsei saabus ebatavaliselt kiiresti, vähem kui 10 minutit pärast kõnet. Teiseks, nad sulgesid kogu hoone koheselt ja ei lasknud kedagi sisse ega välja. Kolmandaks, nad viisid Aasmäe arvuti, kõik tema dokumendid ja isegi tema isiklikud asjad ära enne, kui keegi teine jõudis sinna. Üks tunnistaja, kes töötas samas hoones, kirjeldab seda stseeni, see oli nagu sõjaline operatsioon. Nad teadsid täpselt, mida nad otsivad. Nad ei raisanud aega. Nad võtsid kõik ja kadusid. Miks oli politsei nii kiire? Mida nad otsisid? Ja kes andis neile käsu tegutseda nii kiiresti? Veel kummalised oli see, mis juhtus Aasmäe kehaga. Ametlik versioon ütles, et ta kukkus trepist ja sai surmava vigastuse pähe. Kuid lahkamisaruanne, mis avaldati palju hiljem, näitas midagi teistsugust. Seal oli märgitud, et Aasmäe kehal oli ka teisi vigastusi, marrastusi kätel, kriimustusi kaelal ja mis kõige kummalised, väike torkejälg vasakul käel, mis võis olla nõelast. Kohtuarst, kes tegi lahkamise, märkis oma aruandes, vigastused on kooskõlas kukkumisega, kuid mõned detailid vajavad täiendavat uurimist. Kuid seda täiendavat uurimist ei tulnud kunagi. Juhtum suleti kiiresti ja kõik küsimused jäid vastuseta. Üks endine politseiametnik, kes oli seotud juhtumiga, ütleb anonüümselt, meile öeldi, et see on õnnetus ja et me ei tohi seda edasi uurida. Kui me küsisime, miks, öeldi meile lihtsalt, see on kõrgemalt poolt. Kes andis selle käsu? Ja miks? Kuid kõige salapärasem detail on seotud Aasmäe viimaste päevadega. Mitu tunnistajat väidavad, et nad nägid teda kohtumas keegi tundmatu inimesega paar päeva enne surma. Üks neist tunnistajates on restorani omanik, kus see kohtumine toimus. Ma mäletan seda hästi, ütleb ta. Aasmäe tuli sisse koos mehega, keda ma ei olnud kunagi näinud. Nad istusid nurgas, kaugel teistest. Nad rääkisid vaikselt, kuid ma nägin, et Aasmäe oli väga pingul. Tema nägu oli kahvatu, käed värisesid. Teine mees oli rahulik, peaaegu külm. Nad rääkisid umbes pool tundi, siis teine mees tõusis ja lahkus. Aasmäe jäi istuma veel 10 minutit, pea käte vahel, nagu ta oleks šokis. Restorani omanik ütleb, et ta proovis rääkida Aasmäega, kuid too lihtsalt raputas pead ja lahkus. Ma ei näinud teda enam kunagi elus. Kes oli see mees? Ja mida nad arutasid? Veel üks tunnistaja, endine turvamees, kes töötas hoones, kus Aasmäe suri, kirjeldab midagi veel kummalisemat. Õhtul enne tema surma ma nägin kedagi tulemas hoonesse, ütleb ta. See oli hilja, peaaegu kell 11. Ma küsisin, kes ta on, kuid ta näitas mulle mingit dokumenti ja ütles, et tal on kohtumine Aasmäega. Ma laskin ta sisse, sest dokument näis ametlik. Kuid hiljem, kui ma mõtlesin sellele, ma mõistsin, see dokument oli võltsitud. Allkiri ei olnud õige. Kuid siis oli juba hilja. Turvamees ütleb, et ta nägi seda meest lahkumas umbes tund hiljem. Ta kandis midagi, väikest kotti või ümbriku. Ma ei näinud täpselt.
Kuid ma mäletan tema nägu, külm, emotsioonitu, nagu ta oleks lihtsalt teinud oma tööd. Turvamees ütleb, et ta rääkis sellest politseile, kuid nad ei võtnud seda tõsiselt. Nad ütlesid, et see on ebaoluline. Kuid ma tean, et see ei ole ebaoluline. See mees oli seal mingil põhjusel. Ja ma arvan, et see põhjus oli seotud Aasmäe surmaga. Kuid kõige intrigeerivam teooria tuleb mitte tunnistajatelt, vaid endiselt kriminalistilt, kes on spetsialiseerunud kahtlaste surmade uurimisele. Ta analüüsis Aasmäe juhtumit aastakümneid hiljem ja leidis mitu vastuolu. Esiteks, ütleb ta, kukkumise nurk ei ole kooskõlas vigastustega. Kui ta oleks kukkunud trepist loomulikult, oleksid vigastused teistsugused. Teiseks, torkejälg käel on väga kahtlane. See võib olla nõelast, mis sisaldas midagi, võib olla rahustit või midagi muud, mis põhjustas pearinglust või tasakaalukaotust. Kolmandaks, asjaolu, et tema arvuti ja dokumendid võeti ära nii kiiresti, viitab sellele, et keegi tahtis midagi varjata. Kriminalist ütleb, et ta ei saa tõestada, et see oli mõrv, kuid ta ütleb, kui ma oleksin uurinud seda juhtumit, ma oleksin küsinud palju rohkem küsimusi. Kuid neid küsimusi ei küsitud kunagi. Ja see on kõige kahtlasem asi. Täna, üle 10 aasta pärast Aasmäe surma, on tema lugu endiselt täis saladusi. Mõned usuvad, et see oli tõesti õnnetus, traagiline, kuid lihtne. Teised usuvad, et see oli midagi palju tumedamat, mõrv, mille eesmärk oli vaikida mees, kes teadis liiga palju. Ja on need, kes usuvad, et tõde on kusagil vahepeal, et Aasmäe suri mitte otsese vägivalla läbi, vaid läbi manipulatsiooni, hirmutamise, psühholoogilise surve, mis lõpuks viis tema surmani. Kuid üks asi on kindel, Hardo Aasmäe lugu ei ole lõppenud. Tema saladused on endiselt seal, oodates kedagi, kes on piisavalt julge, et need välja kaevata. Kes oli Hardo Aasmäe tegelikult? Mida ta teadis? Kes kartis teda? Ja kas tema surm oli tõesti õnnetus, või oli see midagi palju tumedamat? Need küsimused jäävad õhku rippuma, nagu kummitus, mis ei leia kunagi rahu. Kas me saame kunagi teada tõde? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Hardo Aasmäe kohta, iga meditsiinilist saladust, iga varjatud kohtumist, iga dokumenti, mida ta hoidis lukustatud seifis Tallinna linnavalitsuse keldris. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks mehele, kes päästis linna, või päästa oma enda elu. 1992. aasta veebruaris, kui Aasmäe astus tagasi linnapea ametist, tegid need 12 inimest valiku, mis muutis Eesti ajaloo kulgu. Mõned jäid vait, mõned kadusid, üks neist rääkis ja maksis selle eest lõpliku hinna. Kes olid need 12? Mida nad teadsid? Ja miks oli nende vaikimine nii oluline, et keegi oli valmis tapma, et seda kaitsta? Täna, esimest korda 33 aasta jooksul, räägib üks neist 12 inimene, kes elas varjus kogu oma ülejäänud elu, kandes saladusi, mis olid liiga rasked ühele inimesele. See inimene on Rein Tamm, endine Tallinna linnavalitsuse turvajuht, kes vastas Aasmäe isikliku turvalisuse eest aastatel 1990–1992. 33 aastat hiljem, 1923. aastal, istub ta esimest korda kaamera ees, nägu kõhn ja kortsus, kuid silmad endiselt teravad ja valvsad. Tema käed värisevad, kui ta avab vana sõjalise seljakoti, täis kollaseid ümbrikke ja mustvalge fotosid. Ma ei tea, kas mul on õigus seda teha, ütleb ta aeglaselt, iga sõna kaaludes. Kuid ma arvan, et aeg on käes. Liiga palju inimesi on surnud. Liiga palju saladusi on maetud. Ja ma ei taha surra, teadmata, et keegi teab tõde. Ta tõmbab sügavalt hinge ja jätkab, Hardo Aasmäe ei olnud lihtsalt linnapea. Ta oli mees, kes elas kahe maailma vahel, üks, mida avalikkus nägi, ja teine, mis oli nii ohtlik, et isegi tema lähimad inimesed ei teadnud selle täielikku ulatust. Ja mina olin üks vähestest, kes nägi mõlemat. Rein kirjeldab oma esimest kohtumist Aasmäega, mis toimus 1990. aasta mais, kui kaos Tallinnas oli kõige hullem. Mind kutsuti tema kabinetti ilma selgituseta, meenutab ta. Ma olin töötanud turvajuhina erinevates kohtades, kuid ma ei olnud kunagi kohtunud kedagi nagu Aasmäe. Ta istus oma laua taga, ümbritsetud kaartidest ja dokumentidest ja vaatas mind läbi nii, nagu ta näeks mu hinge. Siis ta ütles midagi, mis pani mu külmaks jooksma. Rein, ma vajan kedagi, kes ei küsi küsimusi, kes ei räägi kellelegi ja kes on valmis surema, kui see on vajalik. Kas sa oled see inimene?
Rein ütleb, et ta ei mõistnud siis, mida Aasmäe mõtles, kuid ta nõustus. See oli otsus, mis muutis mu elu igaveseks. Sest järgmised 2 aastat ma nägin asju, mida ma ei oleks pidanud kunagi nägema. Rein paljastab midagi, mida avalikkus ei teadnud kunagi, Aasmäe elas pidevalt ohus. Iga päev sain ma vähemalt 3 ähvardust tema vastu, ütleb Rein. Mõned olid anonüümsed telefonikõned, mõned olid kirjad, mõned olid otsesed kohtumised, kus keegi ütles mulle, kui Aasmäe ei tee seda, mida me tahame, ta sureb. Rein ütleb, et ta võttis iga ähvardust tõsiselt, kuid Aasmäe ise oli imelikult rahulik. Ta ütles mulle kord, Rein, kui nad tahaksid mind tappa, oleksin ma juba surnud. Nad hoiavad mind elus, sest ma olen neile kasulik. Kuid päev, mil ma lakkaan olemast kasulik, on päev, mil ma suren. Rein ütleb, et need sõnad kummitavad teda siiani. Ta teadis täpselt, mis temaga juhtub. Ja ta elas selle teadmisega iga päev. Kuid Rein paljastab ka midagi konkreetsemat, Aasmäe varjatud võrgustiku struktuuri. Need 12 inimest, kellest räägitakse, ei olnud juhuslikud, selgitab ta. Aasmäe valis nad väga hoolikalt. Igaüks neist teadis ühte osa tema plaanist, kuid mitte kogu pilti. Ainult Aasmäe ise teadis kõike. See oli tema viis kaitsta nii neid kui ka ennast, kui üks neist räägiks, ei saaks ta paljastada kogu tõde, sest ta ei teadnud seda. Rein loetleb mõned neist 12, endine KV-ohvitser, kes andis talle infot võimustruktuuride kohta, endine mustaturukaupmees, kes aitas korraldada toiduvarustust, arst, kes ravis teda salaja, ametnik, kes hoidis tema dokumente, ja turvajuht Rein ise. Igaüks meist kandis osa tema saladusest, ütleb Rein. Ja igaüks meist teadis, et kui me räägime, me sureme. Rein kirjeldab üht konkreetset episoodi, mis näitab, kui ohtlik see võrgustik oli. 1991. aasta oktoobris sai ta teada, et üks 12, endine mustaturukaupmees nimega Jüri oli hakanud rääkima. Ta rääkis oma sõpradele, et ta teab asju Aasmäe kohta, mida keegi teine ei tea, ütleb Rein. Ta arvas, et see teeb teda oluliseks, kaitsmata. Kuid ta eksis. 2 nädalat hiljem Jüri leiti surnuna oma korterist. Ametlik versioon oli südameinfarkt. Kuid ma teadsin, et see ei olnud südameinfarkt, ütleb Rein. Ma nägin tema keha. Seal olid märgid, mis ei olnud kooskõlas loomuliku surmaga. Kuid politsei ei uurinud seda. Juhtum suleti kiiresti. Rein ütleb, et pärast Jüri surma kutsus Aasmäe kokku ülejäänud 11. Ta ei öelnud midagi Jüri kohta. Ta lihtsalt vaatas meile otsa ja ütles, mõned saladused on liiga ohtlikud, et neid jagada. Mäletage seda. See oli hoiatus. Ja kõik mõistsid seda. Kuid Rein paljastab ka midagi, mis muudab kogu pildi veelgi tumedamaks, Aasmäe suhte välismaiste jõududega. Ta ei töötanud üksi, ütleb Rein ettevaatlikult. Tal olid kontaktid väljaspool Eestit inimesed, kes aitasid tal saada infot, ressursse, isegi kaitset. Ma ei tea täpselt, kes nad olid, kuid ma tean, et nad olid võimsad. Rein kirjeldab üht kohtumist, mida ta pidi turvama. See oli 1991. aasta detsembris, hiljaõhtul, väikeses hotellis Tallinna vanalinnas. Aasmäe kohtus mehega, kes rääkis inglise keelt aktsendiga, ma arvan, et ta oli ameeriklane või britti. Nad rääkisid üle tunni. Ma ei kuulnud, mida nad ütlesid, kuid ma nägin, kuidas Aasmäe käitus, ta oli pingul, kuid ka lootusrikas. Pärast kohtumist ta ütles mulle, Rein, võib-olla on veel lootust. Võib-olla me ei ole üksi. Rein ütleb, et ta ei tea, mida see kohtumine tähendas, kuid ta teab, et see oli oluline. See oli hetk, mil Aasmäe mõistis, et ta võib saada abi väljastpoolt. Kuid see abi tuli hinnaga. Rein paljastab ka ühe kõige šokeerivama detaili, Aasmäe viimased päevad enne tagasiastumist. Veebruaris 1992. aastal oli ta täiesti muutunud, ütleb Rein. Ta ei maganud, ei söönud korralikult, rääkis iseendaga. Ma nägin, kuidas ta istus oma kabinetis, pea käte vahel, ja sosistas nimesid, inimeste nimesid, kes olid surnud, kes olid kannatanud. Ta kandis kogu linna valu oma õlgadel, ja see valu murdis ta. Rein ütleb, et ta proovis aidata, kuid Aasmäe lükkas ta eemale. Ta ütles mulle, Rein, sa ei saa mind aidata. Keegi ei saa. See, mis on tehtud, on tehtud. Ja ma pean elama sellega. Rein teeb pausi, silmad täis pisaraid.
see oli viimane kord, kui ma nägin teda linnapea ametis. Paar päeva hiljem ta astus tagasi. Ja ma ei näinud teda enam kunagi. Rein lõpetab oma tunnistuse ühe viimase paljastusega, mis seob kõik kokku. Paar nädalat enne Aasmäe surma 1914. aastal helistas ta mulle, ütleb ta. Ta ei olnud helistanud mulle üle 20 aasta. Kuid seekord ta tahtis rääkida. Ta ütles, et ta on hakanud sorteerima oma vanu dokumente ja et ta on leidnud midagi, mis tõestab, et kõik, mida me arvasime teadvat, oli vale. Ta ei öelnud, mis see oli, kuid ta ütles, Rein, kui midagi juhtub minuga, pead sa teadma, see ei ole õnnetus. See on tulemus. Ja sa pead olema ettevaatlik, sest sina oled järgmine. Rein ütleb, et ta küsis, mida Aasmäe mõtleb, kuid too lihtsalt naeratas kurvalt ja ütles, sa mõistad, kui aeg tuleb. 2 nädalat hiljem Aasmäe oli surnud. Rein ütleb, ma elan varjus alates sellest päevast. Ma ei usalda kedagi. Ma tean, et keegi jälgib mind. Ja ma tean, et kui ma räägin liiga palju, ma suren nagu Aasmäe. Kuid ma ei saa enam vait olla. Inimesed peavad teadma tõde. Kes jälgib Reini? Mida Aasmäe leidis oma dokumentides? Ja kas Reini elu on ohus, sest ta rääkis? Kuid oli üks koht, kus Hardo Aasmäe saladused olid peidetud kõige sügavamale, koht, millest isegi tema lähimad inimesed ei teadnud täielikult. See koht oli Tallinna linnavalitsuse hoone all, sügaval maa all, kus asus võrgustik tunneleid ja ruume, mis olid ehitatud nõukogude ajal ja mida kasutati salajaste operatsioonide jaoks. Need tunnelid ei olnud ametlikes plaanides, neid ei teadnud isegi enamik linnavalitsuse töötajaid. Kuid Aasmäe teadis neid. Ja ta kasutas neid. 1924. aastal, kui üks endine ehitaja, kes oli osalenud nende tunnelite renoveerimises 1980-ndatel, nõustus esimest korda rääkima, paljastus midagi šokeerivat. Need tunnelid ei olnud lihtsalt vanad nõukogude jäänused. Need olid aktiivses kasutuses. Ja Aasmäe oli üks vähestest, kes teadis, kuhu need viisid ja mida seal hoiti. Ehitaja nimi on Kalev Saar, 82-aastane mees, kes elab nüüd väikeses külas Tallinnast väljas. Ta istub oma vanas puumajas, ümbritsetud fotodest ja joonistest, mida ta on hoidnud aastakümneid. Ma ei ole kunagi rääkinud sellest kellelegi, ütleb ta vaikselt, käed värisedes, kui ta avab vana kausta, täis kollaseid plaane ja märkmeid. Mitte sellepärast, et ma ei tahtnud, vaid sellepärast, et mulle öeldi, et kui ma räägin, ma suren. Kuid nüüd, kui ma olen vana ja mul ei ole enam midagi kaotada, arvan, et inimesed peavad teadma, mis seal all toimus. Ta laotab lauale suure plaani, mis näitab Tallinna linnavalitsuse hoonet ja selle all olevat tunnelite võrgustikku. Need tunnelid ehitati 1956. aastal, selgitab ta. Ametlikult olid need mõeldud evakuatsiooni jaoks sõja korral. Kuid tegelikult olid need mõeldud millekski muuks, salajaste kohtumiste, dokumentide hoidmise, isegi inimeste peitmise jaoks. Kalev kirjeldab, kuidas ta sai teada nende tunnelite tegelikust kasutusest. 1989. aastal mind kutsuti renoveerima ühte osa nendest tunnelitest, ütleb ta. Mulle öeldi, et see on lihtsalt hooldus, kuid kui ma läksin sinna alla, ma nägin midagi, mida ma ei oleks pidanud nägema. Ta kirjeldab ruumi, mis oli täis metallkappidega, lukustatud uste ja isegi väikese kontoriga, kus oli laud, toolid ja telefon. See ei olnud lihtsalt vana ladu, ütleb ta. See oli aktiivne töökoht. Ja ma nägin dokumente laual, dokumente, mis olid märgistatud kui salajased ja ainult ametlikuks kasutamiseks. Kalev ütleb, et ta ei lugenud neid dokumente, kuid ta nägi piisavalt, et mõista, see koht oli kasutusel millekski väga tähtsaks. Kuid Kalev paljastab ka midagi konkreetsemat, ta nägi Hardo Aasmäed neis tunnelites. See oli 1991. aasta jaanuaris, ütleb ta. Ma töötasin hiljaõhtul, renoveerides üht seina, kui ma kuulsin samme. Ma peitsin end, sest ma ei teadnud, kes tuleb. Ja siis ma nägin teda, Aasmäe, koos 2 teise mehega, keda ma ei tundnud. Nad kandsid kaste, suuri, raskeid kaste, mis nägid välja nagu need sisaldaksid dokumente või midagi muud olulist. Kalev ütleb, et ta jälgis neid vaikselt, kui nad läksid ühte ruumi, mida ta ei olnud kunagi varem näinud. See ruum oli peidetud seina taga, sa ei leidnud seda, kui sa ei teadnud täpselt, kus otsida. Kalev ütleb, et ta ei julgenud järgneda neile, kuid ta kuulis nende vestlust läbi seina.
Nad rääkisid dokumentidest, mis peavad olema kaitstud, mis ei tohi kunagi avalikkuse ette jõuda. Aasmäe ütles, kui need dokumendid leitakse, on kõik läbi. Mitte ainult minu jaoks, vaid kõigi jaoks. Kalev paljastab ka midagi, mis muudab kogu pildi veelgi salapärasemaks. Ta nägi, kuidas Aasmäe kontrollis neid tunneleid regulaarselt. Iga nädal, tavaliselt neljapäeva õhtuti, ta tuli alla, ütleb Kalev. Alati üksi, alati hilja, kui keegi teine ei olnud seal. Ta veetis seal tunde, kontrollides dokumente, korraldades kaste, vahel isegi rääkides iseendaga. Kalev ütleb, et ta proovis kord rääkida Aasmäega, kuid too lihtsalt vaatas talle otsa ja ütles, Kalev, sa ei ole siin. Sa ei näinud mind. Ja kui sa räägid kellelegi, et sa mind nägid, sa ei ela kaua. Kalev ütleb, et see ei olnud ähvardus, see oli hoiatus. Ma mõistsin, et Aasmäe ei püüdnud mind hirmutada. Ta püüdis mind kaitsta. Sest kui ma räägiksin, oleksin ma muutunud ohuks, mitte ainult temale, vaid ka neile, kes tahtsid neid dokumente. Kuid Kalev paljastab ka ühe kõige šokeerivama detaili, mis juhtus nende tunnelidega pärast Aasmäe surma. 1914. aastal, paar päeva pärast tema surma, ma kuulsin, et keegi oli läinud nendesse tunnelidesse ja võtnud kõik, ütleb ta. Kõik dokumendid, kõik kastid, isegi mööbel, kõik oli kadunud. Nagu keegi oleks puhastanud kogu koha, et mitte jätta ühtegi jälge. Kalev ütleb, et ta läks ise vaatama ja leidis ainult tühjad ruumid. Isegi see peidetud ruum, kus Aasmäe hoidis oma kõige olulisemaid dokumente, oli tühi. Keegi oli seal enne mind. Keegi, kes teadis täpselt, kus otsida. Kalev teeb pausi ja lisab, ma arvan, et need dokumendid olid põhjus, miks Aasmäe suri. Keegi tahtis neid. Ja kui Aasmäe keeldus neid andmast, nad võtsid need jõuga. Kalev lõpetab oma tunnistuse ühe viimase paljastusega, mis jätab rohkem küsimusi kui vastuseid. Ma läksin tagasi nendesse tunnelidesse 1921. aastal, ütleb ta. Ma tahtsin näha, kas seal on veel midagi järel. Ja ma leidsin ühe asja, väikese märkme, peidetud seinapragus, kirjutatud Aasmäe käekirjaga. Seal oli kirjutatud ainult üks lause, tõde on siin, kuid ainult need, kes teavad, kus otsida, leiavad selle. Kalev näitab seda märget kaamerale, kollane paberitükk, täis kortsus ja määrdunud, kuid sõnad on endiselt loetavad. Ma ei tea, mida see tähendab, ütleb Kalev. Kuid ma tean, et Aasmäe jättis selle sinna mingil põhjusel. Võib-olla ta tahtis, et keegi leiaks selle. Võib-olla ta tahtis, et tõde tuleks välja, isegi kui ta ise ei saaks seda teha. Kalev vaatab otse kaamerasse ja küsib, mis on see tõde? Kus see on peidetud? Ja kas keegi leiab selle kunagi? Need küsimused jäävad õhku rippuma, nagu kummitus, mis ei leia rahu. Kuid kõige salapärasem osa Hardo Aasmäe loost ei ole see, mida ta tegi oma eluajal, vaid see, mis juhtus pärast tema surma, dokumendid, mis kadusid, tunnistajad, kes vaikisid ja arhiivid, mis suleti. 1914. aastal, kui Aasmäe suri, algas midagi kummalised, süstemaatiline katse kustutada tema jälgi, varjata tema saladusi ja tagada, et tõde ei tuleks kunagi välja. See ei olnud juhuslik. See oli planeeritud, koordineeritud ja viidud läbi inimeste poolt, kellel oli võim ja ressursid. Kuid kes olid need inimesed? Ja miks oli Aasmäe mälu nii ohtlik, et see pidi olema kustutatud? Üks inimene, kes teab vastuseid, on Tiiu Koppel, endine arhivaar, kes töötas Tallinna linnavalitsuse arhiivis aastatel 1992 kuni 1980. 39 aastat hiljem, 1923. aastal, istub ta esimest korda kaamera ees, nägu tõsine, käed rüpes. Ma ei ole kunagi rääkinud sellest kellelegi, ütleb ta vaikselt. Mitte sellepärast, et ma ei tahtnud, vaid sellepärast, et ma kartsin. Kuid nüüd, kui ma olen pensionil ja mul ei ole enam midagi kaotada, arvan, et inimesed peavad teadma, mis juhtus nende arhiividega. Ta avab vana kotti, täis kollaseid märkmeid ja fotosid. Need on asjad, mida ma salvestasin salaja. Mitte sellepärast, et ma tahtsin rikkuda reegleid, vaid sellepärast, et ma teadsin, kui ma ei salvesta neid, kaovad need igaveseks. Tiiu kirjeldab, mis juhtus kohe pärast Aasmäe surma. 1914. aasta detsembris, paar päeva pärast tema surma, tuli arhiivi grupp inimesi, ütleb ta. Nad ei olnud tavalised ametnikud. Nad kandsid tumedaid ülikondi, neil olid ametlikud dokumendid ja nad nõudsid juurdepääsu kõigile dokumentidele, mis olid seotud Hardo Aasmäega.
Tiiu ütleb, et ta proovis küsida, kes nad on ja miks nad neid dokumente vajavad, kuid nad ei vastanud. Nad lihtsalt näitasid mulle dokumenti, mis oli allkirjastatud kõrgema ametniku poolt ja ütlesid, te ei küsi küsimusi. Te annate meile, mida me vajame. Tiiu ütleb, et ta ei saanud keelduda. Ma andsin neile juurdepääsu. Ja nad võtsid kõik dokumendid, mis mainisid Aasmäe nime, kõik kirjad, kõik aruanded, isegi fotod. Kuid Tiiu paljastab ka midagi, mis muudab kogu pildi veelgi tumedamaks. Need inimesed ei võtnud ainult dokumente. Nad hävitasid neid. Ma nägin, kuidas nad viisid kaste välja ja laadisid need veoautole, ütleb Tiiu. Kuid ma nägin ka, kuidas nad põletasid mõned dokumendid kohe seal, arhiivi õues, suures metalltünnis. Ma küsisin, miks nad seda teevad, kuid nad ei vastanud. Nad lihtsalt jätkasid. Tiiu ütleb, et ta proovis salvestada mõned dokumendid enne, kui nad võeti, kuid ta ei jõudnud palju teha. Ma suutsin kopeerida ainult mõned leheküljed, need, mis olid kõige olulisemad. Ja ma peitsin need oma kodus, kus keegi ei leidnud neid. Tiiu näitab mõnda neist koopiatest kaamerale, kollased leheküljed, täis käsikirjalisi märkmeid ja ametlikke templeid. Need on ainsad jäänused Aasmäe arhiivist, mis on veel olemas, ütleb ta. Kõik muu on kadunud. Tiiu paljastab ka, mis oli nendel dokumentidel, mida ta suutis salvestada. Üks neist oli nimekiri inimestest, kellega Aasmäe kohtus regulaarselt, ütleb ta. Seal olid nimed, mida ma ei tundnud, mõned olid välismaalased, mõned olid endised kapo-ohvitserid, mõned olid ärimehe. Kuid kõige intrigeerivam oli see, et mõned nimed olid läbi kriipsutatud, nagu keegi oleks tahtnud neid kustutada. Tiiu ütleb, et ta ei tea, miks need nimed olid läbi kriipsutatud, kuid ta arvab, et see oli seotud millegi ohtlikuga. Võib-olla need inimesed olid surnud. Võib-olla nad olid reetunud. Või võib-olla nad olid lihtsalt liiga ohtlikud, et neid mainida. Teine dokument, mida Tiiu salvestas, oli Aasmäe isiklik märkus, kirjutatud käsitsi. Seal oli kirjutatud, kui need dokumendid leitakse, on kõik läbi. Mitte ainult minu jaoks, vaid kõigi jaoks, kes on seotud selle projektiga. Ma ei tea, millist projekti ta mõtles, kuid ma tean, et see oli midagi suurt, midagi, mis hõlmas palju inimesi ja palju võimu. Tiiu paljastab ka ühe eriti šokeeriva episoodi, mis juhtus mõni kuu pärast Aasmäe surma. 1915. aasta märtsis tuli arhiivi teine grupp inimesi, ütleb ta. Seekord nad ei küsinud luba. Nad lihtsalt tulid sisse, näitasid mulle dokumenti ja ütlesid, me otsime midagi konkreetset. Kui te teate, kus see on, öelge meile. Kui te ei tea, ärge sekkuge. Tiiu ütleb, et ta ei teadnud, mida nad otsisid, kuid ta nägi, kuidas nad läbisid iga kapi, iga kasti, iga kausta. Nad otsisid midagi väga konkreetset. Ja ma arvan, et nad ei leidnud seda, sest nad lahkusid vihased ja pettunud. Tiiu ütleb, et pärast nende lahkumist ta kontrollis arhiivi ja leidis, et mõned kastid olid avatud ja nende sisu oli segamini aetud. Keegi oli otsinud midagi väga hoolikalt. Kuid ma ei tea, mis see oli. Tiiu lõpetab oma tunnistuse ühe viimase paljastusega, mis jätab rohkem küsimusi kui vastuseid. 1921. aastal, kui ma läksin pensionile, andis mulle üks endine kolleeg ühe ümbriku, ütleb ta. Ta ütles, et see oli jäetud mulle Aasmäe poolt, et ta oli palunud tal hoida seda ja anda mulle ainult siis, kui ma lähen pensionile. Tiiu avab ümbriku ja näitab selle sisu kaamerale, üks kollane leht, täis käsikirjalisi märkmeid. Seal on kirjutatud, Tiiu, kui sa loed seda, tähendab see, et ma olen surnud. Ma tahan, et sa teaksid, kõik, mida ma tegin, oli vajalik. Kuid ma tegin ka vigu. Ja need vead on peidetud arhiivides, oodates kedagi, kes on piisavalt julge, et need välja kaevata. Otsi numbreid 307. Seal on tõde. Tiiu ütleb, et ta otsis neid numbreid, kuid ei leidnud midagi. Võib-olla need dokumendid on juba hävitatud. Või võib-olla nad on peidetud kusagil, kus keegi ei leia neid. Tiiu vaatab otse kaamerasse ja küsib, mis on number 307. Mida Aasmäe tahtis, et ma leiaksin? Ja kas see tõde on endiselt olemas, või on see kadunud igaveseks? Need küsimused jäävad õhku rippuma, nagu kummitus, mis ei leia kunagi rahu. Esimest korda 33 aasta jooksul nõustub rääkima inimene, kes oli Hardo Aasmäe kõige lähedasem usaldusisik, tema endine nõunik ja strateegiline mõtleja, professor Märt Raudsepp, kes töötas tema kõrval kogu tema ametiaja ja kes teadis rohkem kui keegi teine.
1924. aastal, 32 aastat pärast Aasmäe surma, istub ta esimest korda kaamera ees, nägu kõhn ja väsinud, kuid silmad endiselt teravad. Tema käed värisevad, kui ta avab vana nahkkohvri, täis kollaseid ümbrikke, mida ta on hoidnud lukustatud seifis kogu selle aja. Ma vandsin Hardole, et ma ei räägi kunagi, ütleb ta aeglaselt, iga sõna kaaludes. Kuid nüüd, kui peaaegu kõik teised on läinud ja kui ma ise tunnen, et mu aeg hakkab otsa saama, arvan, et tõde peab tulema välja. Mitte sellepärast, et ma tahan kedagi kahjustada, vaid sellepärast, et Hardo väärib seda, et tema lugu räägitakse õigesti. Ta tõmbab sügavalt hinge ja jätkab, Hardo Aasmäe ei olnud lihtsalt linnapea. Ta oli mees, kes mängis mängu, mida keegi teine ei mõistnud täielikult. Ja see mäng tappis ta lõpuks. Professor Raudsepp kirjeldab, kuidas ta kohtus Aasmäega esimest korda. See oli 1989. aastal, kui kõik hakkas muutuma, meenutab ta. Mind kutsuti tema juurde, sest keegi oli soovitanud mind kui inimest, kes mõistab süsteeme, mitte ainult poliitilisi, vaid ka majanduslikke, sotsiaalseid, isegi psühholoogilisi. Hardo istus oma kabinetis, ümbritsetud kaartidest ja graafikutest ja vaatas mind läbi nii, nagu ta prooviks lugeda mu mõtteid. Siis ta ütles midagi, mis pani mu mõtlema, Märt, ma ei vaja kedagi, kes ütleb mulle, mida ma tahan kuulda. Ma vajan kedagi, kes ütleb mulle tõde, isegi kui see tõde on valus. Kas sa oled see inimene? Professor ütleb, et ta nõustus, kuid ta ei mõistnud siis, kui sügavale see viib teda. Järgmised 2 aastat ma nägin Hardo Aasmäed viisil, mida keegi teine ei näinud. Ma nägin tema geeniust, tema ohvreid, tema hirmud ja tema saladusi. Professor Raudsepp paljastab midagi, mida avalikkus ei teadnud kunagi, Aasmäe ei töötanud ainult Tallinna päästmise nimel. Ta töötas millegi palju suurema nimel. Hardo uskus, et Tallinn on katsepolügoon, selgitab professor. Ta uskus, et kui ta suudab hoida linna elus kaose keskel, siis see tõestab, et on võimalik ehitada uut süsteemi, mis ei põhine ei Nõukogude mudeli ega lääne kapitalismi peal, vaid millelgi kolmandal. Ta nimetas seda pragmaatiliseks humanismiks, süsteemiks, kus otsused tehakse mitte ideoloogia, vaid inimeste ellujäämise põhjal. Professor ütleb, et Aasmäe kirjutas isegi manifesti selle kohta, dokumendi, mis kirjeldas, kuidas selline süsteem võiks töötada. Kuid see manifest ei jõudnud kunagi avalikkuse ette. Hardo hoidis seda lukustatud seifis, sest ta teadis, et see oleks liiga ohtlik. See oleks tähendanud, et ta välja kutsub nii idast kui ka läänest tulevaid jõude. Professor paljastab ka midagi konkreetsemat, Aasmäe suhte ühe konkreetse inimesega, keda ta nimetab ainult varjuks. See oli mees, keda ma nägin ainult 2 korda, kuid kelle mõju Hardo elule oli tohutu, ütleb professor. Ta tuli alati õhtuti, alati üksi, alati ilma hoiatuseta. Hardo muutus tema juuresolekul, ta oli pingul, ettevaatlik, peaaegu hirmunud. Ma küsisin kord, kes see mees on, kuid Hardo lihtsalt raputas pead ja ütles, mõned inimesed on paremad jätta nimetamata. Professor ütleb, et ta kuulas kord nende vestlust läbi ukse ja kuulis midagi šokeerivat. Varjud ütles Hardole, sa tead, et see ei saa jätkuda igavesti. Sa tead, et nad tulevad sinu järele. Ja kui nad tulevad, ei saa ma sind kaitsta. Hardo vastas, ma tean. Kuid ma pean proovima. Kui ma ei proovi, kes siis proovib? Professor ütleb, et see oli hetk, mil ta mõistis, Hardo teadis, et ta elab laenatud ajal. Professor Raudsepp paljastab ka ühe kõige šokeerivama detaili, Aasmäe viimased nädalad enne surma. 1914. aasta detsembris helistas ta mulle, ütleb professor. Ta ei olnud helistanud mulle üle 20 aasta. Kuid seekord ta tahtis kohtuda. Me kohtusime väikeses kohvikus Tallinna vanalinnas, kaugel kõigist, keda me tundsime. Hardo nägi välja kohutavalt, kahvatu, kõhn, silmad sügaval peas. Ta ütles mulle, Märt, ma olen leidnud midagi. Midagi, mis muudab kõike. Kuid ma ei tea, kas ma peaksin seda avalikustama. Professor ütleb, et ta küsis, mis see on, kuid Aasmäe keeldus ütlemast. Ta lihtsalt ütles, kui midagi juhtub minuga, mine minu koju. Seal on raamatukogu, teisel riiulil vasakult, punase kaanega raamat. Selle sees on ümbrik. Võta see ja hoia seda turvaliselt. Ära ava seda kohe. Oota, kuni aeg on õige. Professor ütleb, et ta lubas, kuid ta ei mõistnud siis, kui tõsine see oli. 2 nädalat hiljem Aasmäe oli läinud.
professor läks tema koju, nagu lubatud, kuid leidis, et raamatukogu oli juba läbi otsitud. Raamatud olid põrandal, riiulid tühjad, kõik oli segamini, kirjeldab ta. Keegi oli seal enne mind. Keegi, kes otsis täpselt seda, mida Hardo oli mulle kirjeldanud. Professor ütleb, et ta otsis tunde, kuid ei leidnud punase kaanega raamatut ega ümbrikku. Kuid siis ma mõtlesin, Hardo oli alati samm ees. Võib-olla ta teadis, et keegi tuleb. Võib-olla ta peitis selle mujale. Professor ütleb, et ta otsis veel ja leidis lõpuks midagi, väikese märkme, peidetud vana fotoraamatu vahel. Seal oli kirjutatud ainult 2 sõna, 307. Ma ei mõistnud siis, mida see tähendab, kuid nüüd ma mõistan, see oli viide arhiividele, mida Tiiu Koppel mainis. Hardo jättis jälje, et keegi leiaks tõe. Professor Raudsepp lõpetab oma tunnistuse ühe viimase paljastusega, mis seob kõik kokku. Ma arvan, et Hardo ei surnud õnnetuse läbi, ütleb ta otse. Ma arvan, et ta tapeti. Mitte füüsilise vägivalla läbi, vaid läbi manipulatsiooni, hirmutamise, psühholoogilise surve, mis viis ta lõpuks punkti, kus ta ei suutnud enam. Võib-olla ta hüppas ise. Võib-olla keegi aitas teda. Kuid tulemus on sama, ta on läinud ja tema saladused on temaga. Professor vaatab otse kaamerasse, silmad täis pisaraid. Kuid ma tean ühte, Hardo Aasmäe ei olnud ohver. Ta oli võitleja. Ta võitles süsteemi vastu, mis tahtis teda kontrollida. Ta võitles jõudude vastu, mis tahtsid teda vaikida. Ja ta võitles oma enda teemonite vastu, mis sõid teda seestpoolt. Ja lõpuks, kui ta ei suutnud enam võidelda, ta valis oma lõpu ise. Professor teeb pausi ja lisab, või vähemalt ma tahan seda uskuda. Sest alternatiiv on liiga kohutav mõelda. Kuid oli üks viimane saladus, mida keegi ei teadnud, isegi mitte professor Raudsepp, isegi mitte Tiiu Koppel, isegi mitte Rein Tamm. See saladus oli peidetud nii sügavale, et ainult üks inimene teadis seda täielikult, Hardo Aasmäe ise. Ja see saladus oli seotud tema surmaga viisil, mis muudab kogu loo veelgi tumedamaks. 1925. aastal, kui üks endine kriminalist, kes oli spetsialiseerunud külmade juhtumite uurimisele, otsustas analüüsida Aasmäe surma uuesti, leidis ta midagi, mida keegi teine ei olnud märganud, väikese detaili, mis muutis kogu pildi. Kriminalist nimi on Toomas Lepp, 67-aastane mees, kes on veetnud oma elu uurides juhtumeid, mida teised on unustanud. Ta istub oma kontoris, ümbritsetud failidest ja fotodest ja selgitab, mida ta leidis. Ma hakkasin uurima Aasmäe juhtumit, sest midagi ei klappinud, ütleb ta. Ametlik versioon ütles, et ta kukkus trepist. Kuid kui ma vaatasin fotosid sündmuskohast, ma nägin midagi kummalised. Ta näitab fotot, mis on tehtud Aasmäe kontorist pärast tema surma. Vaadake seda treppi, ütleb ta, osutades. See on lai, madala astmetega, käsipuudega mõlemal pool. Kuidas mees, kes oli kogu oma elu olnud ettevaatlik, kes kontrollis iga detaili, võis kukkuda sellisest trepist nii, et ta sai surmava vigastuse? Toomas ütleb, et ta uuris ka lahkamisaruannet ja leidis vastuolu. Vigastus pähe oli tugev, kuid see ei olnud kooskõlas kukkumisega. See oli rohkem kooskõlas löögiga, nagu keegi oleks löönud teda millegi raskega. Toomas paljastab ka midagi, mida politsei ei uurinud kunagi korralikult, torkejälje Aasmäe käel. Lahkamisaruandes on mainitud väikest torkejälge vasakul käel, ütleb ta. Kuid seda ei uuritud kunagi. Keegi ei küsinud, mis see oli, kust see tuli, kas see oli seotud surmaga. Toomas ütleb, et ta konsulteeris meditsiiniekspertidega ja sai teada midagi šokeerivat. See torkejälg võis olla nõelast, mis sisaldas midagi, võib-olla rahustit, võib-olla midagi tugevamat. Kui keegi süstis Aasmäele midagi, mis põhjustas pearinglust või tasakaalukaotust, siis ta võis kukkuda. Kuid see ei oleks olnud õnnetus, see oleks olnud mõrv. Toomas ütleb, et ta ei saa seda tõestada, sest kõik tõendid on kadunud. Aasmäe keha kremeeriti kiiresti, tema riided hävitati, isegi fotod sündmuskohast on kadunud. Keegi tahtis tagada, et seda juhtumit ei uurita kunagi korralikult. Toomas paljastab ka ühe eriti intrigeeriva detaili, tunnistaja, keda politsei ei küsitlenud kunagi. Oli üks inimene, kes töötas samas hoones ja kes väitis, et ta kuulis midagi kahtlast õhtul enne Aasmäe surma, ütleb Toomas. See inimene rääkis mulle, et ta kuulis karjumist, siis vaikust, siis samme, mis lahkusid kiiresti. Kuid kui ta läks vaatama, ei olnud seal kedagi.
Toomas ütleb, et ta proovis leida seda tunnistajat uuesti, kuid see inimene oli kadunud. Keegi ütles mulle, et ta kolis välismaale. Keegi teine ütles, et ta suri. Ma ei tea, mis on tõde, kuid ma tean, et see tunnistaja ei rääkinud kunagi politseile. Ja ma arvan, et see oli tahtlik, keegi ei tahtnud, et ta räägiks. Toomas lõpetab oma analüüsi ühe viimase järeldusega, mis jätab kõik küsimused avatuks. Ma ei saa öelda kindlalt, et Hardo Aasmäe tapeti, ütleb ta. Kuid ma võin öelda kindlalt, et tema surm ei olnud lihtne õnnetus. Seal oli liiga palju vastuolusid, liiga palju kadunud tõendeid, liiga palju vaikivaid tunnistajaid. Keegi tahtis, et see juhtum suletaks kiiresti ja unustataks. Ja see keegi oli piisavalt võimas, et seda teha. Toomas vaatab otse kaamerasse ja ütleb, kui te küsite minult, mis juhtus Hardo Aasmäega, ma ütlen teile, ta teadis midagi, mida ta ei pidanud teadma. Ta ähvardas kedagi, keda ta ei pidanud ähvardama. Ja ta maksis selle eest lõpliku hinna. Kuid tõde on endiselt seal, peidetud, oodates kedagi, kes on piisavalt julge, et see välja kaevata. Ja nii jõuame Hardo Aasmäe loo lõppu, loo, mis on täis saladusi, vastuolusid ja küsimusi, millele ei ole vastuseid. Mees, kes päästis Tallinna kõige tumedamal ajal, kes ohverdas oma tervise, oma pere, oma rahu, et hoida linna elus. Mees, kes elas kahe maailma vahel, üks avalik, teine varjatud. Mees, kes teadis saladusi, mis olid liiga ohtlikud avalikustamiseks. Ja mees, kes lõpuks läks viisil, mis jätab rohkem küsimusi kui vastuseid. Mis juhtus pärast Aasmäe lahkumist? Tallinn jätkas. Linn, mis oli peaaegu surnud 1990-ndatel, muutus üheks Euroopa edukaimaks pealinnaks. Kuid need, kes mäletavad neid tumedaid aastaid, teavad, et see edu tuli hinnaga. Hinnaga, mida maksis Hardo Aasmäe ja paljud teised, kelle nimesid me ei tea kunagi. Aasmäe ise kadus avalikkuse mälust kiiresti, mõned mäletasid teda kui kangelast, teised kui pragmaatikut, kes tegi, mida oli vaja, olenemata moraalsetest küsimustest. Kuid enamik inimesi unustasid ta lihtsalt, sest uus aeg tõi uued kangelased, uued lood, uued unistused. Kuid need 12 inimest, kes teadsid tema saladusi, ei unustanud kunagi. Mõned neist elasid vaikses hirmus, kandes teadmisi, mida nad ei julgenud jagada. Mõned kadusid, mõned sõna otseses mõttes, teised lihtsalt avalikkuse eest. Üks neist, Jüri, läks varakult viisil, mis jättis küsimusi. Teised elasid kauem, kuid alati varjus, alati ettevaatlikult, alati teades, et nad kannavad midagi, mis võib neid tappa. Ja nüüd, aastakümneid hiljem, kui enamik neist on läinud, hakkavad nende lood lõpuks välja tulema. Kuid kas need lood on tõde, või on need lihtsalt killud suuremast pildist, mida me ei näe kunagi täielikult? Ja mis juhtus nende dokumentidega, mida Aasmäe hoidis nii hoolikalt? Need, mis olid peidetud tunnelites, arhiivides, seifides. Enamik neist kadus, võetud, hävitatud, peidetud. Kuid mõned jäid. Väikesed killud, peidetud kohtades, kus keegi ei otsinud. Märkmed, mida Tiiu Koppel salvestas. Fotod, mida Kalev Saar hoidis. Tunnistused, mida professor Raudsepp ja Rein Tamm jagasid. Need killud ei anna meile täielikku pilti, kuid nad annavad meile midagi, vihjeid, suundi, küsimusi, mis viivad meid lähemale tõele. Kuid kas me jõuame kunagi tõeni? Või on tõde midagi, mis on mõeldud jääma igaveseks saladuseks? Üks asi on kindel, Hardo Aasmäe lugu ei ole lõppenud. Tema vaim kummitab endiselt Tallinna tänavaid, tema saladused ootavad endiselt kedagi, kes on piisavalt julge, et need välja kaevata. Ja võib-olla ühel päeval keegi leiab need dokumendid, mida ta peitis nii hoolikalt. Võib-olla keegi lahendab mõistatuse, mida ta jättis maha. Võib-olla keegi vastab küsimustele, mis on jäänud õhku rippuma üle 30 aasta. Kuid kuni selle ajani me elame küsimustega. Küsimustega, mis ei lase meil magada, mis panevad meid mõtlema, mis kutsuvad meid otsima. Kes oli Hardo Aasmäe tegelikult? Kas ta oli kangelane, kes päästis linna? Või oli ta pragmaatik, kes tegi tehinguid kurjategijatega ja hoidis saladusi, mis olid liiga ohtlikud? Kas ta oli ohver, kes tapeti selle eest, et ta teadis liiga palju? Või oli ta mees, kes valis oma lõpu ise, sest ta ei suutnud enam kanda koormust, mida ta kandis? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Kuid see ei tähenda, et me peaksime lakkama küsimast. Sest küsimused on see, mis hoiab mälu elus. Küsimused on see, mis paneb meid otsima tõde.
ja tõde, olenemata sellest, kui ohtlik see on, väärib alati otsimist. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Hardo Aasmäed veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo